õigus- ja kohtusüsteemi arengust. Seekord on see, ma üritasin seda kärpida küll korduvalt, see ikka väga pikk, et loodan, et ma ei tea, väga ära ei tüüta selle jutuga. Vähemalt 4 inimest käis enne seda ettekannet minule ütlemas, et ära räägi ainult halba, ütle midagi head ka. Aga kus sa siis Eesti inimene, kui sul on mured kõik, et kus sa siis, see hea on õhtul, hea jääb meil õhtule, seal kiidame ja tunnustame. Kui meil on mure, siis me peame sellest kuidagi rääkima, aga mitte sellepärast, et lihtsalt kurta, vaid sellepärast, et ikkagi mõelda, kuidas edasi, kuidas paremini, et mida võiks teha, et me ei peaks kurtma. Igatahes eelmisel aastal ma alustasin ettekannet sõnadega elame keerulisel ja stressirohkel ajal. Sel aastal võib kinnitada, et alati võib minna hullemaks. Maailm on tervikuna üha ärevam, töö kuhjub, inimeste rahulolematus kasvab, reformiplaanid lõhestavad kohtunikkonda, noored on lahkumas. Võib olla keeruline, jah, aga peab minema paremaks. Me suudame säilitada selle töömoraali ja optimismi, tulevik peab olema parem, teisiti ei saagi mõelda. Aga ma alustan ülevaatega kohtusüsteemi seisust ja muutustest, jagan siis oma mõtteid, üldisemaid mõtteid süsteemi valukohtadest, võimalikest arengutest kohtukorralduses ja kohtumenetluses ja lõpetuseks ka mõned mõtted tänase arutelu teema kohta, nähtava ja avatud kohtuvõimalused ja ohud sotsiaalmeedia ajastul. Aga alustame traditsiooniliselt siis ülevaatest meie kohtusüsteemist ja kohtunikkonnast siis kõigepealt. Tänase seisuga on meil Eestis siis 249 Eesti kohtuniku ametikohta, koos nende igasuguste ajutiste ja erisustega 256, täidetud on hetkel 239. Meie süsteemis töötab 74 meest ja 165 naist, 31–69% siis suhe meil. Pea pooled 114 kohtunikku on asunud ametisse viimasel 10 aastal ja ametis oleva kohtuniku keskmine vanus on 48,7 aastat. See on Eesti tänase kohtuniku profiil. Täiskogu toimumisaja seisuga on meil ametis ka 16 pensioniõigusega kohtunikku, kellest 2 siis siirdub pensionile teadaolevalt veel selle aasta jooksul ja järgneva 5 aasta jooksul võiks veel 34 kohtunikku pensionile minna, mis näitab, et põlvkonnavahetus meil kestab. Meil on kahjuks kurbi sündmusi sellest eelmisest aastast. Esiteks lahkus ju Riigikohtust meie hea kolleeg Urmas Volens, kes kahjuks lahkus meie seast ka jäädavalt. Ja eelmisest täiskogust alates on lisaks meie hulgast jäädavalt lahkunud ka siis riigikohtunik Ants Kull, aga lisaks ka kohtunikud Ago Kutsar, endine kohtunik Tartu ringkonnakohtust, Maido Roots Viru maakohtust, Robi Koik Tartu halduskohtust, Veljo Voog Tartu halduskohtust ja ka Rein Pokk Pärnu maakohtust. Mälestame palun kolleege hetkelise vaikusega. Aitäh. Kahjuks on see osa elu paratamatusest ja mitte küll kõigi puhul, noorte inimeste puhul on see alati traagiline, kellel kõik ees olid. Aga eks see põlvkonnavahetus ja aeg hakkab oma tegema, et kahjuks selline traditsioon meil siin üldkogul ilmselt on paratamatu. Ka edaspidi midagi teha ei ole. Ametist on lahkunud, on lahkunud mitu kolleegi, no lisaks, omal soovil lahkunud Urmas Volensile eelnevalt ka Neve Uudelt Tallinna ringkonnakohtust. 4 kohtunikku on pensioneerunud, Ingeri Tamm, Aarne Lõhmus, Olev Mihkelson ja Üllar Roostoja. Tristan Ploom vabastati ametist siis tervise tõttu ja kohtusüsteemist väljapoole on kaasunud tööle terve rida kolleege, Maarja-Liis Lall Justiits- ja Digiministeeriumi nõunikuna, Meeli Kaur jätkub siis tööd Euroopa Kohtu juures riikliku eksperdina, Madis Ernits Tallinna Ülikooli külalisprofessorina, Agle Lauren õigusassistendina Euroopa Inimõiguste Kohtus ja Martin Tuulik Euroopa delegaatprokurörina. Nüüd rõõmus osa on siis meie 8 uut kohtunikku, kes meiega on liitunud ja palun siis ka ennast siis näidata kolleegidele. Mõtle, minul on siin päike, prožektor näos, aga ma loodan, et ma ka ikka näen. Kõigepealt on meie tulnud riigikohtunikuna Martin Triipan. Martin, ole hea, tervitame sind.
Nii. Siis on meie hulka tulnud Harju maakohtusse Jüri-Karl Lepik. Nii. Tervist. Jüri-Karl, kas sina oled ainukene, kellega mina ei ole presidendi juures käinud need? Sest sind olnud, meil oli väike lühis tekkis sel hetkel, aga ametisse sa ikkagi said. Siis Priit Palmiste Harju maakohtus. Ole hea, Priit, sind ma nägin kindlasti. Ja Kerli Kask Harju maakohtus. Viru maakohtusse lisandus meile 3 kolleegi. Triin Maksing, Maris Möls, ja Mariann Veiermann. Ja lisaks siis Tallinna halduskohtusse Janno Voog. Ma loodan nüüd väga, et keegi kuskilt vahele ei jäänud. Siin ükskord oli siin, et andmed on õiged. Igatahes soovin kõikidele uutele kolleegidele, kes siis täna esimest korda siin ka kohtunikuna, jõudu jaksu õiguse mõistmisel. Meil on ka olnud üksjagu liikumisi kohtusüsteemi sees. Ja siis kannan ka sellest väikse ülevaate. Seni Tallinna ringkonnakohtus siis kohtunikuna töötanud Kaire Orion töötab nüüd Tartu ringkonnakohtus. Seni Tartu maakohtus töötanud siis Hele Kaldma ja Marina Linaste viidi üle Tartu ringkonnakohtusse ja Harju maakohtu kohtunikud Aleksandr Kondrašov ja Keidi Sile omakorda Tallinna ringkonnakohtusse. Ja seni Viru maakohtu kohtunikuna töötanud Kadri Väling töötab nüüd Harju maakohtu kohtunikena. Lisaks on meil ka aasta jooksul tulnud juurde asendunud 3 kohtuesimeest. Eelmise aasta 17. juunist juhib siis Viru maakohut Priit Kama. 1. jaanuarist sellel aastal Tartu halduskohut Ene Andreesen. Teeme Enele ekstra aplausi, sest Enel on täna sünnipäev. Hurraa, Ene! Ja. Mitte, et sa oleksid tähtsam kohtuesimees, aga sul on sünnipäev. Et ei tunneks Maarjo Truu sinu kõrval ennast halvasti uue Tartu ringkonnakohtu esimehena. Igatahes jõudu jaksu teile kõigile teie töös. Nii. Kohtuniku konkurss, nüüd hakkab asi minema natukene halvemaks. Kohtuniku konkurssidega on eelmine aasta olnud tagasihoidlik. 2 konkurssi 3 kohtuniku kohale kandideeris 6 inimest. Täitsime 1 Harju maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku koha, 1 Tallinna ringkonnakohtuniku koha tsiviilkolleegiumis ja 1 Tallinna halduskohtu kohtuniku koha. Nüüd sellel aastal siis märtsis-aprillis kuulutas minister välja konkursid koguni 15 kohtuniku kohale, aga etteruttavalt võin juba öelda, et nii palju kohtunikke me ei saa, sest kandidaatide huvi on pehmelt öeldes leige. Meil ei ole kandidaate. Nii palju vähemasti mitte. See on reaalsus. Kohtuniku eksam oli mõnevõrra parem kui aastal 2024, kus ma meenutan, et mitte keegi läbi ei saanud 13 proovijast. Seekord oli siis avalduse esitajaid 18, kellest 5 sooritasid eksamiga edukalt. Sel aastal on kohtuniku eksam sügisel ja mul on pandud kaasa siin palve innustada kohtuniku tööks küpseid kogemustega kohtujuriste, teisi juriste tulema kohtuniku eksamile ja toetada neid ka siis ettevalmistamisel. Nüüd räägime siis kohtumenetlusest. Ja eelmise aasta statistika võib siis võtta kokku. Külli lubas, Külli Luha sõnadega KHN-ist, enne koitu läheb ikka pimedamaks. Nii, ja selle lausega võikski põhimõtteliselt piirduda, aga ma pean ikkagi selle ka numbritesse kirjutama. Ja numbrid on Küllilt võetud ja kontrollitud, nii et kõik etteheited palun temale esitada siis järelikult. Mis meil öelda? Ei, meil ei ole. Tegelikult, kui midagi üldist öelda, siis asi ei ole ikkagi nii hull, kui ma kartsin nendes numbrites. Kui midagi positiivset öelda, et natukene siiski midagi. Alustame tsiviilasjadest. Tsiviilasjad on meil olnud pikalt stabiilse arvuga, kuid eelmine aasta pöördus see arv siis kasvule. Kohtusse laekus 37 538 tsiviilasja, 7% rohkem kui 2024. Siin taga võib olla küll anomaalia seoses tarbijakrediidi asjadega,
Kuna samal ajal väljus maksekäsu kiirmenetlusest 34% asju, mis omakorda suurendasid siis ilmselt ka maakohtu tööd, et raske on öelda, et kui suur see, kas see on püsiv või on siis seotud selle tarbijakrediidi teemaga, millest ma räägin siin edaspidi veel rohkem. Kiitmist. Nagu sooviti kiitust, siis ma ka kiidan, et maakohtud suutsid 2025 lahendada tsiviilasju veidi rohkem kui aastal 2024. Nimelt siis circa 600 asja rohkem. Tunnustus. Ja nüüd tuleb seal lause teine pool, vaatamata sellele on jõudlus negatiivne, 92%. Selles mõttes asjad ikkagi kuhjuvad, et me oleme teinud paremini, rohkem, aga jah, et see kappinud kugunevad. Ja menetlusajad pikenevad kahjuks juba 6. aastat järjest tsiviilasjades. Kokkuvõttes oleme aastaga siis pikenenud menetlusajal 123 päevalt 129. Jällegi tunnustus. Pärnu maakohtus on suudetud lühendada menetlusaega. Tunnustus Pärnu maakohtule. Nüüd, kui vaadata numbreid, siis nüüd sisuliselt lahendatud hagiasjad, see tähendab mitte tagaselja, nende hagiasjade menetlusaeg on aastaga pikenenud 372 päevalt 385. Harju maakohtus 413 päevale tuleb siis oodata tsiviilasja, 413 päeva keskmiselt. Võrreldes aastaga 2015 on pikenemine enam kui 2-kordne. Lisaks võib veel märkida tsiviilasjadest 83% lahendati eelmine aasta kirjalikus menetluses. On see hea või halb, see on teine küsimus, sellest me veel räägime. Kriminaal- ja väärteo asjad. Ka siin on arv pärast pikaajalist langust pöördunud väikesele tõusule. Väikesele muidugi protsendis ei olegi nii väike, aga arvuliselt küll. Kriminaalasju tuli juurde 6%, väärteoasju 10% koguni. Samas on töömaht muidugi oluliselt madalam 10 aasta tagusest ajast. Kui 2015 laekus meile 7540 kriminaalasja, siis eelmine aasta oli arv 3313. Väärteoasju siis vastavalt oli meil 11 695, 2015, 2025 5160. Kukkumine ikkagi väga suur. Kahjuks jõudlus on taas veidi vähenenud. Kui 2024 suutsid meie kohtud lahendada kriminaal- ja väärteoasju 15 561, siis eelmine aasta circa 200 asja vähem. 2019 suutsime 22 000 asja lahendada, eelmine aasta 15 365. Et midagi head jällegi otsida, nagu öeldi, et alati peab midagi head olema ka, siis üldmenetluse, kriminaalmenetluse keskmine menetlusaeg on siis lühenenud aastaga 297 päevalt 263. Tõsi, arvestades seda, kui vähe neid üldmenetlusi on ja kui palju mõjutavad üksikud suured kriminaalasjad seda, siis väga suuri järeldusi sellest ilmselt teha kahjuks ei saa. Haldusasjade arv kasvab traditsiooniliselt, võiks öelda, aga õnneks mitte nii palju eelmine aasta, kui me kartsime, 2% on neid juurde tulnud võrreldes 2024. aastaga, kuid võrreldes aastaga 2019 juures 36%. Eelmine aasta lahendati haldusasju aga kogunisti 7% vähem kui 2024. Jõudlus langenud 91%-ni, võrreldes 99% 2024. Nii et midagi rõõmustavat siin kahjuks väga ei ole. Peale selle, et kõige selle taustal on müstiline, et menetlusaeg on lühenenud see 54 päevalt 142 ometigi, aga asju ometigi on kuhjuvad ja juurde on tulnud nüüd. Haldusasjadest lahendatakse kirjalikus menetluses koguni 88%. Nüüd kõige hullem on olukord ikkagi ringkonnakohtutes, täpsemalt siis Tallinna ringkonnakohtus tegelikult. Eelmine aasta laekus sinna rohkem kui 5% tsiviilasju, 5% rohkem tsiviilasju, 10% enam kriminaalmenetluse asju, 8% enam väärteoasju. Samas vähenesid haldusasjad 3%. Ometi kelle 2019. aastaga võrreldes 58% rohkem haldusasju teises kohtuastmes, mis on oluliselt rohkem. Hea. Tsiviilasjade ja kriminaalasjade keskmine menetlusaeg on pisut lühenenud aastaga. Tsiviilasjade puhul 249 päevalt 843, kriminaalasjade puhul 90 päevalt 72. Aga et kõik oleks maailmas tasakaalus, siis haldusasjade
apellatsioonkaebuste menetlusaeg on pikenenud aastaga 322 päevalt 399 päevale, mis on väga kõrge. Tallinna ringkonnakohtus tuleb oodata apellatsioonkaebuse lahendamist keskmiselt 453 päeva. Ja nüüd on siis see suur erinevus ka edasikaebeprotsendis, mis on silmatorkav. Kui meil kaevatakse edasi ja vaadatakse ringkonnakohtus läbi kuskil 5% tsiviilasjades, ainult 5%, 95% jääb nagu on. 12% kriminaalmenetluse asjadest, siis haldusasju on 39% ka edasi kaevatud. Vaatamata selle, minu arvates halduskohtud väga tööd teevad, siis ometigi on see liig mõnus ja luksuslik edasikaebe tee, millest me siin ka räägime veel, on minu meelest liiga ulatuslik ja uputab ja kägistab ka eelkõige Tallinna ringkonnakohut. Riigikohtu vaates on menetlusasjade taotluste arv ka pisut tõusnud aastaga 4%, läbivaadatud taotluste arv 4,4% tõusnud. Eelmenetluse aeg Riigikohtus, mida siis ennekõike vaadatakse, on põhimõtteliselt sama, 1 päeva võrra kiirenenud, 53 päeva Riigikohtus, menetlusse võeti 10% taotlustest. Jällegi on erinevus nüüd eelmine aasta. Tsiviilkolleegiumisse vähenes sisse tulevad asjade arv 7%, haldus- ja kriminaalkolleegiumisse esitatud taotluste arv, aga mõlemal 10% suurenenud aastaga. Väga selline raske aasta oli põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses, kus siis vaadati läbi rekordilised 81 kohtuasja, millest 60 olid valmis kaebused ja sealt omakorda on suur rõhuv enamus on 1 või 2 inimese esitatud midagi. Jälle probleem meil siin. Riigikohus eelmine september tegeleski ainult valimiskaebustega peaaegu, et muid lahendeid väga ei tulnud. Rahvusvaheline võrdlustabel, Justice Scoreboard, mida me iga aasta oleme siin ka vaadanud, siis viimase selle Justice Scoreboardi järgi uus peaks kohe välja tulema, me ei tea, mis seal on. Viimane on koostatud 2023. aasta andmetel ja ega siin tsiviilasjade puhul vägagi rõõmustavat ei ole. Kui 2018 olime Euroopas teised kiiruselt, nüüd 2023. aastal oleme 5. Üldiselt läbi kõigi kohtuastmete, esimese kohtuastmed, vaadates tsiviilasju, oleme kukkunud 5. kohalt 9. Euroopas. Me liigume selgelt ja üheselt allapoole. Haldusasju jällegi kiita, aga vaata haldusasjade puhul on 2023 seisuga, oleme neid parandanud ennast ja oleme Euroopa kiiruselt lausa 3. Esimese kohtuastme osas 6. Muidugi kohe tulevad uued andmed, arvestades meie andmete halvenemist 2024, 2025, 2023 suht hea aasta, siis midagi positiivset ilmselt ei ole tabelis osas loota. Halb on ka see, et jätkuvalt püsib suur hulk kaebusi kohtunike tegevuste peale. Riigikohtusse laekus eelmine aasta kokku 132 avaldust, kus kõik kaevati kohtuniku peale erineval viisil, siis 132 avaldust ja neist võis siis pidada selliseks enam-vähem viisakaks distsiplinaarasja algatamise taotluseks 46. Alamastme kohtu esimestele laekus selliseid taotlusi kokku 196. Kokkuvõttes enamus taotlustest väljendub rahulolematust menetluse kestusega. Distsiplinaarkolleegium arutas 2 süüdistust eelmine aasta, mis päädisid ka kohtuniku suhtes süüdimõistva otsuse tegemisega, 1 menetluse venimises, teine erinevates vääritudes tegustes ja kohustuste rikkumises. Mitmel juhul tuli möönda probleemi kohtunikuga vestelda, anda võimalus siis olukorda parandada. Kohtusüsteemi usaldusväärsus. See nüüd jällegi, et kus otsast sa vaatad, et 62% eelmine aasta on tegelikult riigiasutuse mõttes väga hea tulemus. Ei ole midagi hullu, aga Eesti komakohast võid vaadata seda, et aastaga on see langenud 3% ja viimase 7 aasta madalaim on see tulemus. Jällegi, eks ole, et ühtepidi on nagu hea, aga teistpidi tendentsina on tekitab muret. Mis siin siis on taga, eks siin on erinevaid asju, kelle üle võid kõik mõtted vahetada. Nüüd üldised murekohad, väljakutsed kohtusüsteemis. Minu arvates aeg on turbulentne, pingeline, sõjad ja igasugused konfliktid sütivad ega tahagi kustuda. Suure murena maailmas on näha laiemalt, et õigusriik on rünnaku all ka seal, kus varem on olnud meie jaoks demokraatia kantsid. Nii näiteks on USA president rünnanud endale mittemeeldivate ülemkohtu otsustele raevukalt isiklikult kohtunikke, oodates neilt täielikku lojaalsust. See annab omakorda tema fännklubile üle maailma ka võib-olla õigustust ja jalgealust rünnata kohtuvõimu ka teistes riikides. Mitmed Euroopa riigid, kahjuks ka Eesti valitsus,
ründasid eelmine aastal avaliku kirjaga Euroopa Inimõiguste Kohut selle väidetavalt liigliberaalse migratsiooniteemalise kohtupraktika pärast. USA on sanktsioneerinud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ICC kohtunikke niinimetatud ebasõbralike lahendite eest, muutes neil elu võimalikult ebamugavaks, piirates kohtunike ligipääsu pangateenustele ja reisimisele muuhulgas. Venemaa on samuti sanktsioneerinud ICC kohtunikke, lisaks ka teadaolevalt näiteks Leedu kohtunikke. Ja karta võib, et on vaid aja küsimus, millal ka esimest Eesti kohtunikku võidakse kuskil Venemaal süüdi mõista või sanktsioneerida. Me peame igatahes teadma, et selline variant on olemas, mitte seda ka kartma. Eks riik peab meid siin toetama, see on omaette küsimus. Meie omad lokaalsed mured, asjade kuhjumine, venimine, menetlusosaliste kasvav rahulolematus, suur ja ebavõrdne töökoormus, närvilisus, konfliktid, rünnakud kohtunike aadressil, läbipõlemine, reformihirmud. Ükski nendest muredest ei ole aastaga lahenenud, enamik on süvenenud. Inimestel on stress, ülekoormus, mitmed noored kohtunikud hiljuti ametist lahkunud või lahkumas, põhjenduseks toonud nii töökeskkonna kui töökorralduse, aga ka koormuse. Ja kui see nii jätkub, siis sealt terendab silmapiiril üldisem töömoraali langus ja võib-olla ka käega löömine. See pikaajaline negatiivne suundumus tuleb lõpuks murda, kui me tahame kuhugi jõuda. Kohtunikud teevad kahtlemata palju tööd, selles ei ole kellegi kahtlus. See töö on vastutusrikas, see töö on oluline. Seda tööd enamasti tehakse ka kõrge kvaliteediga seaduse rakendamise mõttes. Aga see kestab, see kuidagi see süsteem meil ei toeta seda, et numbrid selles ka kajastuksid. Me peame kuidagi suutma oma süsteemi ja menetlust muuta nii, et kohtuniku silmad ikkagi tööd tehes säraksid. Kohtunikul peab jääma aega enese täiendamiseks, aega ka puhkamiseks ja taastumiseks. Kohtunik peab säilitama ka menetlusosaliste suhtes empaatia ja soojuse. Ühest vastust, mida siis ikkagi teha, meil paraku ei ole. Me saame selle üle siis mõtted vahetada. Nüüd, kohtluse jõudluse vähenemisel on kindlasti lisaks asjade arvu kasvule ka muid objektiivsed põhjused. Ei saa eitada, et kohtuasjad on läinud vähemalt osades valdkondades mahukamaks ja keerulisemaks. Kõrgemad kohtunud on muutunud teinekord lahendamise kvaliteedi suhtes nõudlikumaks. Kohtunikukohad on olnud pikka aega täitmata ja raske on leida kvalifitseeritud tugipersonali. Oma mõju kohtusüsteemile üksjagu ka põlvkonna vahetusest tingitud asjade ebaühtlane jaotus, uute kohtunike kohatine, ka mõnevõrra väiksem jõudlus. Negatiivselt on kohtusüsteemile ja kohtunike motivatsioonile mõjunud tulevikku puudutav ebaselgus, vaidlused, eelarvekärped, palkade indekseerimise jätkuv pidurdamine vastuolus varasemate lubadustega. Nüüd sügavamad murekohad minu jaoks on muuseas nii kohtus kui ühiskonnas laiemalt, mida mina nimetaks, need on siis baasusalduse nappimine, liigne bürokraatia ja olemasolevasse klammerdudes soovimatus võtta vastutust ja kaotades riskijulguse. Need on sellised üldisemad ühiskonna mured, mis kõik kajastuvad meil ka kohtusüsteemis. Usaldust napib riigil kohtunike vastu, kirjutades igaks juhuks igasugu reegleid ülemäära ette. Napib ka kohtunikel riigi vastu, kus siis igasugused ka täitevvõimu initsiatiividesse suhtutakse pigem umbusklikult kui mitte tõsisemalt. Usaldus kipub nappima kohtunikel menetlusosaliste esindajate vastu, aga ka vastupidi. Kohtunikud ei usalda teinekord kohtujuhte, kohtujuhtide käed on seotud. Üheks usalduse nappimise silmatorkavaks väljenduseks on üha suurenev kirja pandud reeglite maht ja nende üha suurem detailsus ja selle keskel otsustusvabaduse ja julguse hääbumine. Tundub valitsevat osades inimestes arusaam, et mida täpsemalt midagi ette kirjutada, seda paremini asjad liiguvad, seda parem on elu. Just võimalikult detailses regulatsioonis nähakse tihti tõhusa menetluse ja töökorralduse võtit. Parafraseerides filmiklassikat on üha enamate inimeste jaoks vaja saarele toomiseks näha vastava käskkirja koopiat. Olgu siinkohal toodud ka näide kohtusüsteemist, meil endil, et ei ole kellegi poole teise poole vaadata. 2006 tsiviilkohtumenetluse seadustikus kehtestati menetlusreeglid ja seadusandja jättis teadlikult lahtiseks paragrahvi 405, lihtmenetlus, kirjutades sinna põhimõtteliselt 2 lauset. Menetlege, kuidas tahate, aga järgige põhiõigusi. Sellele järgnes kohtunikkonnast nurin, et sellist sätet on võimatu rakendada. Kuna keegi ei tea, millest võib kõrvale kalduda, 2009 seadusandja kirjutas näitliku loetelu, või tehke seda teist või kolmandat näiteks siis. 2026 kuulen ma ikka juttu, et säte ei toimi, kuna ei ole piisavalt detailselt reguleeritud, mida teha.
Mind teeb see murelikuks, selline lähenemine, et me võiksime julgeda proovida teha teistmoodi ka asju. Või teine näide ka viimastest KHN-idest. Meil on projekt kohtuniku töökoormuse mõõtmiseks Justiits- ja Digiministeeriumis. See on vajalik projekt, selle infole tuginedes on vaja teha teadlikke valikuid. Nüüd, selle asemel, et kaasa tulla projektiga koostööd teha, tuldi kohati välja jutuga, miks seda tehakse, loomulikult see küsimus, mis alusel seda tehakse. Sellele järgnes KHN-is temaatilise metoodika kinnitamine. Nüüd selgus, et ka sellest on vähe. Metoodikale on vaja kehtestada ka rakendusjuhis. Minu meelest see ei ole normaalne, vabandust. Et me suudaksime ka ilma selleta asjadest aru saada ja lahendada. Usaldame, teeme koostööd, ärme raiska energiat tühjale vaidlemisele. Harjunud töökorraldus ja töövõtted on osade inimeste jaoks sakraalsed ja puudub tahe isegi mõelda sellele, et äkki saaks midagi teistmoodi teha, valmisolekust rääkimata seda katsetada. Me oleme olemasoleva jäiga kohtuinfosüsteemi kui suure töökorraldust suunava kolossi pantvangis ka. Lisaks uute mõtetega ei maksa ka väga välja tulla sellest süsteemist. See mõte, kui selle välja ütle, saab tihti kiiresti maha tehtud. Tsiteerin siinkohal Vabariigi presidendi mõtet Vabariigi aastapäeva kõnest uute ideede mahategemise ja demoniseerimise kohta. Teate, mis sellele järgneb? Vaikus, sest keegi ei julge enam oma mõtteid välja öelda ja seejärel ükskõiksus. Selle seda tuleks vältida. Me kiitsime eelmine aasta heaks kohtute entusiastliku arengukava, KHN-is suisa üksmeelselt. Kui nüüd on aeg seda rakendama hakata, jääb mulle kohati mulje, et inimeste jaoks, et keegi nagu ei teagi sellest midagi, ei võta seda tõsiselt või ei ole seda tahtnud. Ühesõnaga, see on nagu selline dokument, mis ei ole nagu päris. Või toon jälle ühe halva näite, kui see välja käidud minu arvates igati õige mõte hakata koos advokaatide ja prokuröridega tegema ühist kaasaegset kutseeksamit, siis esialgne entusiasm taandus meie otsustajate soovimatuseks midagi muuta. Ehkki probleem karjub näkku, meil ei ole enam potentsiaalseid uusi kohtunikke võtta. Ehkki advokaadi kutseeksam on metoodiliselt kui tehniliselt kohtuniku omast valgusaasteid eespool. Ja advokatuurist oli valmisolek koostööks olemas. Palve on ka, et ärme devalveeri kogu aeg igast juttu kohtuniku sõltumatusest. Ärme tee sellest mugavusargumenti absoluutselt kõigele vastu vaidlemiseks. Kohtu korraldamine ja juhtimine ei ole kohtuniku sõltumatuse rikkumine. Sõltumatus ei ole privileeg ka kohtuniku kasuks, vaid vahend menetlusosaliste kaitseks, õigusemõistmise teenuse tõhusaks osutamiseks. Me ei tohi seda valuläve langetada sinna maale, kus ühiskond ei võta seda argumenti enam tõsiselt ühel päeval. See valuselt kätte maksta, kui päriselt minnakse kohtusüsteemi kallale. Nüüd võrdlust. Alates on võrdlus selles mõttes hea. Kas me oleme tegelikult nii õhuke, nii tõhus meie kogu süsteem ja menetlus ja meie kuvand? Nüüd omaenda probleemide mõistmiseks, lahenduse otsimiseks võiks vahepeal vaadata, mis toimub mujal. Minu jaoks oli eelmine aasta äärmiselt silmi avav külastada eelkõige Norra ja Iirimaa kohtuid. Sellest mõlemast on avaldatud ka kokkuvõte. Ja selles mõttes on ikkagi need numbrid, üldnumbrid muljet avaldavad. Kui me mõtleme niimoodi, et Norra on Eestist SKP mõttes 3 korda kallim riik, aga inimese kohta me kulutame mõlemas riigis ühepalju kohtunikkonna ülalpidamiseks, kogu kohtusüsteemi ülalpidamiseks. See on küsimus. Iirimaal, asi hoopis veel, Iirimaa on Eestist circa 2 korda rikkam riik SKP järgi, võib-olla rohkemgi. Iga Iirimaa elanik maksab kohtusüsteemi eest aastas 36,5 eurot aastas. Iga Eesti inimene maksab 53 eurot aastas. Seejuures ja Iirimaa kui ka Norra on samuti tunnustatud õigusriigid, Euroopa Inimõiguste Võrdsuste Kaitsekonventsiooni liikmed. See on mõttekoht meile, et meie riik kulutab Eestis kohtusüsteemile ebamõistlikult vähe. Muidugi tuleb numbrit taha ka vaadata, aga see avanev pilt ei muuda üldist hinnangut. Samas Iirimaal, kohtupresident Paul Kelly meile räägib lähemalt sellest, on 5,4 miljonit inimest, kokku on riigis 193 kohtunikku, üks kohtunik 28 000 inimese kohta. Eestis on 250 kohtunikku, circa üks inimene 5200 inimese kohta. Need numbrid on äärmiselt küsimusi tekitavad, tõhususe koha pealt. Me mõistame seda. Kuskil, me peame selgeks tegema, milles on see erisus, kuidas saab. Kusjuures Iiris on kohtuniku peal kogu väärteomenetlus, mis meil on kohtuväline praktiliselt. Ja nad kirjutavad kohtulahendid ise, isegi abilisi neil ei ole sellisel kujul kui meil. Et igal ühel on oma personaalne assistent. Kokku on Iirimaal 200 kohtuniku kohta circa 130-140 tähtajalist assistenti.
Kohtuasjade liikumine on meist kiirem, kriminaalmenetlus peetakse aastat liiga pikaks tähtajaks kohtus. Mis veel on, siis kohtumajad nii Iirimaal kui Norras olid silma järgi üldiselt meie omast viletsamas seisus. Vanad ja väsinud, nagu ka tehnika neis, ja piinlik on tunnistada, et vanas kulunud kohtumajas, arhailise suulise kohtuistungiga meie jaoks, igasuguse uhke infosüsteemita saab asju lahendada, tundub, et märksa tõhusamalt, kui meie värskelt renoveeritud ilusates majades kissi, vilede ja tulede valguses. See on huvitav selline võrdlus, mis minul lihtsalt silma jäi ja mõtteid tekitas. Nüüd käisime ka Ukrainas vaatamas, kuidas sealsed kohtunikud elavad. Ja elavad niimoodi, et need on 2025 lahendatud kriminaalasjad Kiievi ühes kohtus. Need on seal hunnikus. Tegime pilte, muljetavaldav, eks ole. Igal kohtunikul on käes Eesti kohtunikuga võrreldes 5–10 kordne asjade hulk, vähemalt. Kui ma rääkisin sellest, mitu asja Eesti kohtunikud lahendavad, tekitas see mõistmatust. Ehk kõik siin maailmas on suhteline. Käime ringi, vaatame, siis kujundame seisukohti. Avame meeled muutusteks, oleme solidaarsemad, minu mõte. Einstein muuseas on öelnud nii, et probleemi ei saa lahendada sellest arusaamisest lähtudes, mis probleemi tekitas. Probleemi lahendamine algab selle tunnistamisest. Meie asi on tunnistada, et me ei ole nii ilusad ja nii tõhusad, kui me tegelikult oleme endal siin aastaid kujutanud, et ei ole. Me teeme palju tööd, me teeme head tööd, aga süsteemi tõhususes see kahjuks ei väljendu. Me peame seda tunnistama kõigepealt. Ja siis avame oma meeled ja vaatame, mida saaks paremini teha. Ärme hoia 10 küünega kinni kõigest, mis on. Ja ärme oota käsi pikalt ees riigilt täiendavat rahalist panust olemasoleva säilitamist, seda ei tule. Ühiskond on muutumas, rahvastik väheneb, ressursid vähenevad. Võtame maha tabud kohtusüsteemi tuleviku arutamisel, me suudame seda raha paremini kasutada, mis meil on. Ühiskonnale kiiremat, kvaliteetsemat õigusemõistmise teenust osutada. Muudame kohtusüsteemi kaasaegseks organisatsiooniks nii juhtimise kui töökorralduse poolest. Muudame menetlused mõistlikumaks ja enam tulemusele orienteerituks. Einstein on muuseas öelnud veel teisegi hea mõttetera, on palju muidugi öelnud, aga teine oleks see, et inimene, kes pole kunagi eksinud, pole ka kunagi proovinud midagi uut. Süsteemi parandamiseks peamegi katsetama, kastist välja lahendusi ja palju kutsun teid üles seda ka tegema. Ja isegi kui me eksime seal juures, on ka see vastus olemas. Me vähemalt teame, et mingi moodi asjad ei tööta. Keegi ei oska midagi lõpuni ette näha. Me oleme tellinud siin hulk igasugused kallid makstud eksperte, tegelikult kokkuvõttes need ei ütle meile midagi. Sest et me ei tea, kuidas see päriselt toimib. Võtame julguse riskida, eksida ja ka õppida. Suurendame solidaarsussüsteemist. Katsume mõelda nii, et iga Eesti kohtuasi on meie kõigi asi. Ja kui kuskil Eestis asjad kuhjuvad või mõni kohtunik välja langeb, aitame teda siis seda asja lahendada. Aitame rakendada ellu kohtute arengukava, püüame sinna poole, et see on viimane täiskogu sellised muresid siin heietades. Edaspidi saame juba rääkida ainult positiivset juttu. Töökorraldusest nüüd konkreetsemalt. Mina olen üha enam veendunud, ma tean, see teile ei meeldi see jutt, et vähemalt osa meie probleemidest on kinni selles, et meie töökorraldus on ebatõhus. Kohtunike ebaühtlane koormus, kapseldumine oma tööpiirkonna muredesse, vähene spetsialiseeritus, paindumatu tööjaotus kohtuametnikega, keeruline asendamiskord, kohmakas pensioneerumise korraldus on vaid esimesed pähe tulevad probleemid. On tunda kohati põlvkondade vahelist konflikti organisatsiooni kultuuri osas ja selle tõsisemaks väljenduseks on inimeste lahkumine. Raske on näha ette, kuidas me oma senise töökorraldusega tuleks toime, kui päriselt tuleks suur töökoormuse kasv ja ehtne kriisiolukord meid tabaks. Töökorraldus selles personaalses menetlusgrupis, isiklik kohturist kohtusekretär, mida me oleme aastaid siin pidanud sellest kõige alustalaks, on minu hinnangul liiga kulukas ja liiga kohmakas. Ja enamas siis maailmas ei ole sellist asja, ei ole. Iirimaal ei ole, Norras ei ole, Saksamaal ei ole, kuskil ei ole. Mina ei tea riiki, kus on selline süsteem nagu meil. Nii rikkalik. Kohtunikud kirjutavad enamus riikides ise otsuseid. See on niimoodi. Ma olen käinud kõikides nendes kohtades, et see, et keegi teine teeb su töö ära, et seda ei saa loota. Me ei leiagi selliseid inimesi. Me saame abilisi võtta, need saavad eeltööd teha, aga me ei saa neile panna vastutust otsuste tegemise eest. Pidev kaadri voolavus, ebaühtlase tasemega ametnikud on tagant. Laseme sellest ometi lahti kord. Muudame seda, proovime rohkem meeskonna ja tööjaotuspõhist organisatsiooni. Proovime juurutada suuremad menetlusgrupid. Kunagi katsetati siin Tallinnas büroo mudelit. Jah, see leidis negatiivse hinnangu tollal. Sealhulgas ka mina andsin talle negatiivse hinnangu. Tunnistan, inimene saab õppida ja targemaks saada.
Tollal oli ta halvasti ette valmistatud ja viis meid hätta, aga minu meelest on aeg küps seda uuesti proovida. Uuel tasemel, paremini ette valmistatult ja võtta kas või eeskujuks näiteks ka sama Norra eeskuju, kus nad olid väga uhked selle üle, et katsetatakse eelmenetluse gruppe, spetsialiseeritud kohtujuristid meeskonnas kohtuniku juhtimisel ja võtavad üle kogu eelmenetluse ja ei anna seda asja üldse kohtuniku kätte, enne kui see on valmis ja otse läheb siis kuulamisele tegelikult. Ja Norras pannaksegi järjest kuulamisele nüüd. Et tehakse valmis ja siis vaadatakse, kellel on aega ja pannaksegi temale, et ei ole mingisugust sellist. Ja mingit kuhjumist ei ole, asjad liiguvad kogu aeg. Me oleme teinud samme kohtunike spetsialiseerumise suunas, aga väikestes kohtumades eriti on see paratamatult piiratud. Meil on vaja üleriigilist spetsialiseerumist ja asjade jagamist suuremas ulatuses. Ajutine töökoormuse kasv ja toimetulek sellega täisjõuga kohtunikuametiks valmistumine. Minu arvates tuleks luua meil samad Iiri eeskujul, millest härra Kelly loodetavasti meile räägib ilusti siin, asenduskohtuniku instituut. Sellisel viisil, et ta ei oleks seotud konkreetse kohtumajaga, ta oleks igatepidi kohtunik, aga ta ei peaks olema seotud konkreetse kohtuga. Me saaksime selle teha, see ei tohiks olla ka põhiseaduse problemaatiline, vähemalt ma väga loodan seda. Kohtute juhtimine on tekitanud kohtunikkonnas suuri vaidlusi. Jällegi, eks ole, kohtu esimees versus üldkogud, väga erinevad arusaamad on. Kohati näib olevat levinud arusaam, et kohtunikul on laialdane õigus ise tööd valida. Igasugune töö korraldamine on sekkumine tema sõltumatusse. Levinud on mikromanageerimine ja soov kõigega tegelda. Samas kohtuasjad seisavad. Meie selline ulatuslik kohtunik omavalitsus, nüüd mõtlen jälle, mis teile ei meeldi, aga üldkogu tasandil on minu võrdluse järgi, see pealiskaudse võrdluse järgi Euroopas omane uutele demokraatiatele Ida-Euroopas. Vanas Euroopas korraldavad kohtute tööd, jagavad kohtuasju kas kohtu esimehed, või nad korraldavad selle korra, näiteks Norras ja Iirimaal, või eesseisus, nagu Saksamaal seda suures osas korraldab. Kohtu esimehe otsustusõigust ja vastutust tuleb minu arvates suurendada. Ja eesseisust sinna kõrvale võtta, me peaksime kohtujuhte ka koolitama, aga usaldama juhtima. Ja kui nad teevad halba tööd, siis laseme nad lahti. Aga ärme ürita ise kõike juhtida. See on nagu see minu meelest üks baasniuke mure, mis meil siin süsteemis on. Saame täiskogudel käia, saame ka väljendada üldkogudel seisukohti, avaldada umbusaldust, valida eesseisusse esindajaid. See on minu arvates täiesti piisav, ei ole vaja muud. Omavalitsusliku kohtuhalduse ülevõtmise esmases säravalguses, mis meile väga meeldis kohtunikuna, nüüd hakatud taipama ka riske. Ja riskid on suured ja seda nii eelarvest tulenevalt kui sellest, et meil on nii palju ja mitmeharuline see kohtusüsteem ja see võib tuua kaasa ebatõhusust kaasa. Kohal hakkab jõudma arusaam, et uus haldusmudel muudab kohtute haldamise riigile kulukamaks. See arusaam on tänaseks pigem kohale jõudmas juba ikkagi. Mitte odavamaks. Kindlust, mis sellest uuest haldusmudelist saab, me ei tea. Me ei tea, kas see seadus võetakse vastu, Pillar Peep räägib meile sellest pärast. Aga samas on meil vaja eelarvet, meil on vaja kiireid, raskeid otsuseid teha, meil on vaja leida tasakaal erinevate kohtuasutuste konkureerimisel siis samale piiratud ressursile, olgu kohtuniku kohad, personali, palgavahendid, et me ei jääks omavahelistesse vaidlustesse ja lõpuks jääksid otsused tegemata. Loodame, et me suudame siin siiski edasi liikuda. Ütleme niimoodi, kahjuks viimase paari aasta haldusmudel ka ministeeriumi kaudu on olnud kahjuks segasuses suhteliselt keskpärane. Me juudame väga palju digiteerimisest, uuest digitaliseerimisest ja tehisintellekti kasutusele võtust, tehnilisema töö automatiseerimist, masstöö tegemist. Saan aru, et on suhteliselt entusiastlikult vastu võetud siin Copiloti pilootprojekt, see on juba hea meel kuulda kohtunike seas ja loodan, et me saame edasi liikuda. Täname Rutt Brigoodat. Aitäh, Rutt, sulle teeme Rutile aplausid, on kõvasti tööd teinud seal. Rutt, oma tarmukas töö vedada kogu seda digitaliseerimist, suured ootused on sinu õlgadel ja lootused, aga üksi ei saa ka Rutt ära teha, me kõik peame teda toetama ja aitama. Jah, meil vesivad asjad ka, kuna kohtuniku koht ei ole täidetud, täiesti ei olegi küsimus all. Aga ameti sellest üksi ei piisa. Elu on näidanud, et uue inimese lisandumisel süsteemi paradoksaalselt teiste jõudlus väheneb. Ehk kokkuvõttes teeb üha enam rohkem inimesi eraldi võttes tööd üha vähem. Seda on näha ühiskonnas kahjuks tervikuna. See ei tähenda, et kohtuniku kohti ei ole täita. Küll tuleb aga paika panna pikaajaline personalipoliitika, millest nähtuks, mis on personali vajadused, plaanid, ja see ei saa käia nagu nüüd käis aeg-ajalt orkaanilaine tuleb, et 15 kohta ja siis ülejäänud jällegi teades, mis edasi saab, eks ole. See ei ole õige ega tee tulevikuks. Peab olema ka selge arusaam, mida me kohtunikult ootame ja millal siis võib ta ka võib-olla ametist vabastada.
Üritame liikuda sinna, et kohtuniku kohtade raha saaks kasutada tervikuna süsteemi hüvanguks, et tagatud oleks kohtuametnike palgafondi stabiilne rahastamine koos kohtunikega ja seega süsteemi stabiilne baasfinantseerimine, sõltumata poliitilisest olukorrast. Minu hinnangul ei peaks ka kohtuniku kohti täitma, kui kandidaate selleks sobivaid parasjagu ei ole, vaid oodata siis juba uut põlvkonda pigem. Me peame muutma seda kohtunikuametit noortele atraktiivsemaks, seda kinnitab see vähene huvi kohtunikuks kandideerimisega, kohtuniku eksami vastu kui ka selle eksami tulemused. Töökorraldus, töökoormus, töökeskkond on siin võtmesõnad. Samas me ei tohiks ka noortele kandidaatidele anda valesid ootusi. Nüüd praegu, olles pidanud vestlused nende inimestega, kes kohtusüsteemist lahkuvad omal algatusel, siis tundub, et neil on olnud siiski väärpilt sellest kohati, mis neid ootab kohtusüsteemist. Me peame reklaami tegema, aga ausaks seejuures jääma. Et see on nagu üks moment selle kõige juures. Nii. Meil on raske nõuda kohtunikel oluliselt kõrgemat baaspalka. Eesti alustav esimese astme kohtunik teenib täna rohkem kui Saksa esimene astme kohtunik. Tõsi, seal hakkavad lisanduma erinevad, aga algselt on baas selline. Jah, Norra-Siirimaal on palgad kõrgemad, aga seal on ka kohtuniku konkursid äärmiselt suure huviliste arvuga. Ja oluliseks motivaatoriks on seejuures ka näiteks sama kohtuniku eripension, riiklik pension tööle tulemiseks siis just nimelt kogenud eelkõige advokaatidele. Hädast oleks vajalik saavutada meil seesama täiendavate pensionimaksete saavutamine kui ka töövõimetuskindlustus. Meil oleks vaja leida kohtunikele perspektiiv karjääriks, et hoida motivatsiooni ja pingutada. Lisatööd hinnata, leida see karjäärivõimalused siis ja tegevuspiirangud, mis kõik on nagu meil teema. Meie ühine mure on märgata kolleegi raskusi, läbipõlemist, pakkuda talle vajaduse korral abi ja tuge. Sellega me oleme edasi liikunud, aga kindlasti on siin arenguruumi. Rohkem märgata, rohkem tunnustada kohtunike hea töö innovaatiliste mõtete eest, kindlasti on see oluline. Praegu jääb selline tunne, et kõik on nii halvasti. No, ei ole. Siin ongi minu põhiarusaam on see, et eraldi võttes me teeme kõik head tööd, aga kõik kokku siin süsteemis ja menetluses on midagi, selles infosüsteemis on midagi, mis takistab meil seda realiseerimast kuidagi moodi. Et kuskil on vaenlane. Mingi koterman on kuskil sees selles süsteemis. Nii, lähituleviku väljakutsed. Tõepoolest, kohtuhaldus üleandmine. Me peame sellega hakkama saama. Kui tulevad eesseisused, tuleb need valida, uued tööotusplaanid kinnitada, uued omavalitsusorganid valida. Kohtumajad tuleb paika panna. Tallinna Pärnu maantee kohtumaja ootab selged otsused. See segadus, mis eelmine aasta sellega, möödunud aasta on siin olnud, kindlasti kohtusüsteemile ei ole rõõmu valmistanud. Me peame üle võtma vähemalt osaliselt kohtute IT-juhtimise. Peab saama paika koostöö Justiits- ja Digiministeeriumiga, kui see kohtuhaldus meil tulevikuks ikkagi saab tõeks. Ja pikemas perspektiiviks minu arvates planeerida ka kohtunike koolituse, eksamikorralduse ja personaliarvestuse ülevõtmist riigi kohtult sellele uuele kohtuhaldusasutusele. Suur väljakutse on kohtusüsteemi eelarve. Peame toime tulema selle aasta ikkagi jätkuvalt meid kummitava eelarve kärpega, mille osas lahendust minule teadaolevalt ikkagi veel ei ole, võib-olla see on tekkinud lähipäevadel päevadel. Me peale on vaja sellist eelarvet, mis võimaldab kohtusüsteemi reaalselt hallata. Ootan ka riigimehelikkust kohtujuhtidelt, tõenäoliselt pigem ootustele mitte vastav eelarve jagamisele me suudaksime kokkulepetele jõuda ühel häälel rääkida. Minu arvates me peaksime ka valmistuma rohkem kriisiolukorraks ja võimalik, me peaksime hakkama harjutama seda. Ega siin Ukrainas käies ja vaadates ringiga tegelikult ikkagi olukord, kus mõni töö mõnes kohtumajas reaalselt peatuks või massiivne elektri või võrgu katkestus saaks teoks, et kuidas ja mis viisil me edasi toimime. Ma arvan, meil oleks vaja seda lausa treenida ikkagi, et mitte lihtsalt ka paberi peal rääkida, vaid arutada ja mõelda läbi, kuidas me suudame kohtulahendeid teha, leida vastuseid ka sellistes olukorras. Teoreetiliselt on midagi siin olemas, aga me ei ole seda tegelikult ju tõsiselt katsetanud. Kohtumenetlusest. Me tundume kohati unustavad, et menetlus ei ole eesmärk, vaid see on vahend tulemuse saavutamiseks mõistlikul viisil. Me oleme probleemi ees, et menetlusosalised esitavad meile massiliselt segaseid ja puudulikke taotlusi, vastuseid ja muid tarbetuid ülimahukaid dokumente. Tuleb tunnistada, et samas ei suudame kohtuna seda teinekord ka ohjata, kaldudes omakorda asendustegevusse, produtseerides asja lahendamise asemel hunnikute kaupa mõttetud vahedokumente, tehes lõpmata kandeid KIS-is ja pisteliselt vaadates distsiplinaarasjadega seoses neid KIS-i kandeid tundub, et osaliselt tegeldakse kohtuasjaga nagu distsiplinaarasja vältimiseks, seda siia-sinna natukene liigutades, põhimõttel 2 sammu sissepoole, 2 sammu väljapoole. See ei tohiks olla meie menetluse eesmärk, menetsus peaks olema ikkagi vahend ainult.
Võiksime võtta menetlusosalejad võib-olla ühe laua taha kokku, rääkida nendega läbi, mitte neid lõputuid dokumente saatmisi ja kuhjamisi teha. Vähemalt tsiviilkohtumenetlus on võtmeküsimus, kuidas hallata seda 100 ja peale paralleelset menetlust korraga. Eel- ja põhimenetluse võib-olla korralduslik lahutamine suuremalt oleks üks lahendus. Kohus ei tohi muutuda inimestele raskemini ka kättesaadavaks. Aus ja tõhus kohtumenetlus on ka osa atraktiivsest majanduskeskkonnast. Meie majandus Eestis sisuliselt seisab. Meil oleks vaja siia paljude jaoks ohupiirkonnas asuva Läänemere äärde meelitada välisinvestoreid. Kulukas ja aeganõudev kohtumenetlus seda paraku pigem ei toeta. Demoniseeriv kuvand inimeste kriminaal- ja pankrotimenetlusest surnuks ja varatuks menetlemisest vähendab ühiskonna soovi riske võtta ja majandust arendada. Tööstuse ja ehituse riskivabal massilisel kohtus aastateks blokeerimisel liiguvad investeeringud mujale ja lõpuks pole meil ka raha selle riigi jaoks. Ja lahenduseks ei ole kindlasti ainult seaduste muutmine. Menetlused on meil pikad ja raiskavad ressurssi teinekord, pentsutavad inimesi. Enamasti on see korraldada sõltumata seadusest. Me ei peaks kõike seaduse kaela ajama, aga seaduse muutmisega saab aidata kaasa. Ja seda me seadusandjalt ka palume ja ootame ja loodame. Riigikogu menetluses on menetlusmuudatuste pakett kriminaalmenetluse kohta, on rahvakohtunike kaotamine, on ka tsiviil- ja halduskohtumenetluse muudatusi, loodame neist abi. Üldised sõnumid, mis minu jaoks menetluses on kõlama jäänud, on see, et kohtunikku võiks rohkem usaldada, nii menetlusviisi, menetlustähtaja kui prioriteetsete asjade valikul, mitte kõike ette kirjutada, see ei vii meid mitte kuhugi. Ei saa olla nii, et kõik on nagu prioriteetsed ja siis on keegi kuskil, kes ei ole üldse prioriteetne ja lõpuks tema asjadega keegi nagu ei tegelegi. Suulise kohtuistungi hääbumises ei saa näha ainult progressi. Me oleme üles ehitanud oma menetluse erinevate menetlusdokumentide genereerimisele, infosüsteemis kannete tegemisele. See teeb võimatuks lahendada asju ainuüksi suuliselt kiirkorras. Sama Iirimaa lihtmenetluse vaimus võiksime kaaluda väikestes asjades võib-olla suulist või ka virtuaalset konveiermenetlust või online-menetlust lihtsamates asjades ja võib-olla ka piirduda lahendite resolutsioonidega rohkem. Kaevatakse ju edasi ainult 5% tegelikult tsiviilasjades. Eelmenetlusest me rääkisime, lepitamiseks on meil kõvasti ruumi. Sama Iirimaa ja Norra näited, et Iirimaal meile väideti, et kuni 80% asjadest suudetakse ikkagi lepitada tsiviilasjades kohtus. See on väga kõrge protsent. Protokollimise vähendamist. Samas Iirimaal ja Norras kummalgi ei protokollita üldse seda istungit sellisel kujul. Salvestatakse, aga ei protokollita sellisel kujul. Kui vaja, siis tehakse sellest pärast protokolle. Jällegi kõrgemast kohtute jaoks see kindlasti on oluline, aga see on 5% tsiviilasjades vähemasti. Menetluskulude kindlaks määramine, mida siin juttu oli, kindlasti vajab lahendamist paremal viisil ja menetlusabi määramine ka. Menetlusosaliste distsiplineerimine on ka kindlasti teema, midagi peab ette võtma. Need ulatuslikud, puudulikud, sõnavahtu täis, ülepaisutatud, korduvad ja mõttetud menetlusdokumendid, mis meile tulevad. Lohakusvead, peame karmimalt suhtuma ka menetluskulude väljamõistmisel sellega. Samas ma olen toonud ka oma võrdlusesse sama Iiri näite, kus siis on öeldud seesama kohtulahendi kohta, et üks lahend ei tohi olla ei ebaselge, arusaamatu ega ka lõpmatu. Et sa loed ja siis on. Ja sealt me jõuame küsimuse alla, et äkki me oleme kohati liiga perfektsionistlikud asja lahendus. Me kulutame ühe asja lahendamiseks hästi palju ressurssi, teeme hästi pika lahendi, hästi põhjaliku. Kõik on super, aga samas ajas seisab 10 või 100 muud asja kogu aeg. Et mingisugune mõistlik tasakaal tuleb esimese astme kohtus siin leida, kohtulahend ei ole doktoritöö. Ajapuudus, ja kui ma kartsingi kätte tuleb, tarbijakrediidivaidlusest tahtsin eraldi rääkida. Minu meelest ei ole õige see suund, et me ei tegele nendega kohtus ja kui kohtu on otsustanud praegu ja sisuliselt peatada nende menetlemise. Me ei saa otsustada seda, me ei ole nagu haigla raamatus Jah, härra minister, kus ressurssi jagus ainult personalile, aga mitte haigetele. Tarbijakrediit ei ole ainult mõttetu asi või kuri asi. Kui inimestelt võtta ära see võimalus või neid sisse neid võlgu ei nõuta, siis lõpuks tegelikult on tulemus see, et ühiskonnas seda ei anta. Tarbijakrediit on suure majanduse mootor tegelikult. Me peame mõtlema selle peale, kui me need otsuseid teeme. On vaja mingi mõistlik lahendus leida, loodetavasti aitab see Riigikohtus olev menetluspakett kaasa. Kohtuvälised lepitusmenetlus, ma olen iga aasta rääkinud riigile ka, et arendame. Samas Norras väidetavalt suudetakse tsiviilasjades 2/3 asja kohtutes eemal hoida. Naabrivaidlused, elamuvaidlused, finantsvaidlused, perevaidlused. Nii, nüüd on mul jäänud veel 1 minut lõppu ja mul mitu lehekülge oleks rääkida muidugi. Ma ütlen paar sõna selle teema kohta, mis meil siin on paneelis nähtav avatud kohtuvõimalused ohud sotsiaalmeedia ajastul.
Meediaga suhtlus on väga oluline tänapäeva maailmas, me ei saa seda eitada. Me kohtunikud oleme teinud sellega suuri samme. Olen väga tänulik, ütlen aitäh teile kõigile, kes te olete olnud valmis kommenteerima lahendeid, esinema. See on suur samm edasi ja see on see usalduse telg, mis on meile väga vajalik. Et see arusaam, mis kunagi maailmas on väga paljudes riikides praegu, et kohus räägib ainult läbi otsuse, on vait ülejäänud aja, et see ei toimi enam tänapäevases maailmas. Me peame, selles mõttes me oleme liikunud ilusti edasi ja meie meediakuvand ei ole paha, aga me saame seda kindlasti parandada. Sama asi on info liikumine. Kui meil on ebaselge ka täna, eks ole, et need jõustumata kohtulahendid või kohtumenetlused, need ootavad oma selgeid valikuid, mida me tohime näidata, mida mitte. Et selline ebaselgus täna on väga torpedeerinud ka näiteks siis pressiesindajate tööd. Nüüd see, mis on see teine pool, võtan mul veel paar minutit siit siis. Et teine pool on siis need kampaaniad, vaenukampaaniad kohtunike vastu. Ja tõepoolest, et viimasel ajal on tõesti häirivalt palju. On mingid menetlusosalised, kellel on siis subjektiivsed kibestunud arusaamad, vale, sõim, süsteemne laimamine. Tegelikult need inimesi ei ole palju, neid on mõned need. Aga nad on väga aktiivsed ja väga võimekad ja suudavad puistata üle kogu selle sotsiaalmeedia ja kurb on muidugi see, et kui vanasti need inimesed pööranud tähelepanu, siis nüüd haakuvad teinekord ka mingid poliitikud nendega ja üleüldse on ühiskonnal nagu vastuvõtlikkus vandenõuteooriatesse Eestis kuidagi nagu kõrgenenud, ütleme niimoodi. Igasugune suhteliselt viljakas pinnas, kui kõik räägib, et see kohus on ikka niisugune paha, rumal, kallutud, korrumpeeritud, kelle kontrolli all, siis on terve hulk inimesi, kes on alati valmis seda uskuma kohe, eks ole. Kuigi see tegelikult ei ole nii. Aga selline kohtunike kiusamine võib kaasa tuua loomulikult inimeste lahkumise ja nende süsteemist valulävi on erinev. Nii. Meil on probleem, kuidas nendega teha, aga sellest räägitakse siin paneelis. Mul oli tegelikult plaan teiega lõpetuseks hoopis midagi rõõmsamalt rääkida, lugeda, kui mul aeg on nüüd. Võin rääkida või? No ma räägin ära siis, osadele ma olen teile ette lugenud ühe kirjelduse kohtumenetlusest, mul tudeng mõned aastad tagasi, tänane advokaat Eva Lennuk, muuseas, ma küsisin talt luba tema teksti ette kanda, siin et kirjeldas ta ühte Tartu maakohtu tsiviilkohtumenetluse istungit ja kirjeldas seda sellises väga toredas võtmes, et meil jääks kuidagi rõõmsamaks see lõpp siin, ma loen ette selle väikse katke talle siin. Kohtusaali sisseastes ujutas mind üle põhjatu sallimatuse ja pinge hõng, mille allikaks oli haudvaikuse taustal kohtumenetluse moto. Kohus ei tee inimesi õnnelikeks, kohus lahendab nõudeid. Implikatsioone juba tajunud menetlusosalised. Kohtupingi paremas otsas vaatas sassis paberihunnikut tömbi pilguga põldhiirest hallim ja tänavakerjusest kurvema näoilmega keskealine naine. Vasakus otsas tegeles statsionaarse askeldamisega toolil üks närvivapustuse piiril keskealine mees, kelle ebamugavus ja olukorrast jälestatus loksusid higitilkade vormis välja veel enne, kui kohtunik oli kohtusaali astunud. Minu kui õigusteaduskonna tudengist tekitas säärane laetud õhk üle tavainimesele ebaloomulikku elevust, kuid inimlikult mõistsin, et ees on vaimset väljakutset pakkuvad 2 tundi. Kohtuasi, mis algas ATV ebaseaduslikust valdusest väljanõudmisega, avanes üsna stereotüüpse, ent ka tavakohaselt õnnetu perekonnatüli lehvikuna, paljastades surnud venna pahesid, lesestunud naise võimetust igapäevaeluga hakkama saada, juhatuse liikme hooletusest tingitud kontrollimatust esindaja volituse piiride suhtes ja lõpuks ka lihtsat, kuid kurja hingesoppide vahele sättinud inimlikku ahnust. Lootust andis vaid see, et õiguse mõistmise niigi piiratud ressurssi olnud raisatud asjata, sest see õiguslikust probleemist väga kauge vaidlus lõppes kompromissiga. Oli ju suurepärane kirjeldus kohtuistungist. Mitte, et ma tõeliselt kõik kohtuistungid peaks sellised olema, aga lõppkompromiss oli hea, eks ole. Head kohalviibijad, ajad on rasked, me saame hakkama tegelikult. See, et ma räägin siin muredest, et see on pigem kutsuda teid kaasa mõtlema, et mitte ennast jätta kõrvale. Üritame need erimeelsused, mis meil on tekkinud, need huvid siis kõrvale panna, koos kohtusüsteemi paremaks teha. Meil on süsteemis väga palju ägedaid inimesi, kelle silmad säravad. Paneme mõtted kokku, me saame sellest madalseisust üle. Ja kui esialgu ka läheb pimedamaks, siis ei ole koit kaugel. Soovin teile sisukat täiskogu jätku.